Haapsalu kultuurikeskuse fuees tervitavad külalisi klassikaliste õudusfilmide kohaselt grimeeritud tegelased. Kinokunstis ja eriti õudusfilmide puhul käivad grimm ja näitleja väljanägemine väga tihedalt käsikäes. Seega on täiesti kohane, et õudusfilmifestivali juurde pakutakse lisaväärtust grimeerimis- ja meigikunsti töötoana. See, mida ma su nina otsa panen praegu, see on tegelikult verekeel, nagu imiteerib hüübind verd. Väga hirmus nägu ja mis on eriti äge, et siin on patsient, kes tuli kohe oma diagnoosiga ja teda on hammustanud madu ustninast, nii et selles suhtes nii on. Milliseid tegelasi olete täna juba jõudnud kokku mätsida? No päris tore on olnud. Meil on paar surnut läbi astun, mõned zombid, üks nõid, las ma mõtlen, mis siin veel, madus, kes on siin kuuliauke päris palju. Et väga mõnus seltskond, lõbus. Eestis väga palju õudusfilme ei toodeta, pigem on need rohkem nišitegijate pärusmaa. Maailma kinokunstis on aga lood natukene teistmoodi ja materjali, mida pakkuda jagub. ÖFi puhul on välja kujunenud aga juba oma kindel külastajate ring. Kindlasti põnevus, siin on hästi huvitavaid filme. Ma tänagi nägin juba kavas, mis on üks huvitav film, mida ma tahan kindlasti vaatama minna. Et filmide valik on ka siin väga mitmekülgne, et on ka selliseid draamasid, on õudukaid, on põnevikke, on komöödiaid, et siin saab kõike. Kui koju jõuate, kas te ikka öösel magada saate? Ei, ikka saame magada, et selles suhtes mina olen ka rohkem põnevuse ja õuduka fänn, et ma vaataks rohkem põnevusi ja õudukaid, komöödiaid ka, aga põnevus ja õudukas läheb rohkem peale. Ja mina saan väga hästi magada, et mind see nagu unele ei mõju. Festivali külastajad ongi sellised, kes võtavad seda nagu suurt kinopidu. Kui on pidu, siis on ka staarid. Kohal oli ka Haapsalu oma Jack Norris. Mis sinu ülesandega üldse täna õhtul on? Valvan korda. Olen korravalvur siin. Vaatan, et pidu üle kätte ei läheks ja siin on mingid sellised vampiirid liiguvad ringi. Hoian neil ka silma peal. Festivalil sattus ka publikut, kes sinna saabunud hoopis teiste kavatsustega. Näiteks astus avakallal üles tšellist Silvia Ilvese poeg. Tegelikult ma pole absoluutselt õudusfilmide fänn. Ma pean tunnistama, pärast esimese lapse sündi kadus ära kõik huvi. Ma ei tea, millest see tuleneb, kas see on laste saamisest või milleski, aga elan kaasa ikkagi kunstile, et kõik see, mis täna siin toimub, mina võtan seda kui kunsti. Et ma vaatasin juba Mardile silma, vaatasin, et väga verised silmad. Ja ma arvan, et tuleb väga elamuslik õhtu, et mul on omal teine poeg ka kaasas, ta ei ole midagi sellist tõenäoliselt kunagi näinud. Mul on elukaaslane oma tütrega siin, et meil saab olema väga elamuslik õhtu sellise kammerliku perega, meil on pool lastest kohal. Iga festival, nagu juba öeldud, üritab leida enda programmi väga atraktiivseid teoseid, paljuski lähtuvalt ka mingist konkreetsest teemast. Kes on tähelepanelikumalt programmi juba jälginud, siis väike fookus on meil ühel väga tuntud Ameerika filmiprodutsendil ja lavastajal Roger Cormanil. Ja meil on päris palju retrofilme sellel aastal ja selline põhifookus on hoitud ikkagi õudusfilmi žanril. Kuna festivali nimes on õudusfilm esikohal, siis püüame seda filmižanrit siiski tähistada. Mis on tänavuse festivali kõige oodatum ja kõneainet tekitanud film? See on jälle väga raske küsimus ühele programmi koostajale, sest kõik filmid on omamoodi armsad ja kallid, nii et ma ei taha ühtki filmi teistest esile tuua. Kuna programmi koostamine on pikk protsess, siis mis seisus on hetkel õudusfilmide tootmine maailmas? Õudusfilm elab kogu aeg üle mingisuguseid mõõnasid ja tõuse. Praegu on pigem kusagil seal vahepeal see seis, et võiks olla parem, aga ei saa ka midagi kurta. Festivali programmis on 30 täispikka filmi 25 riigist. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kestab kuni 2. maini.